Mina olen Karl Gustav ja täna ma teen midagi sellist, mida ma olen juba väga ammu tahtnud teha. Nimelt ma lähen täna tegema tatuud. Aga õnneks ei ole päris tattoo, vaid see on selline tattoo, mis kulub 2 nädalaga ära. Et sellest ei pea mingi uut stressi võtma, et mida tatoveerib, kuna see nii kulub 2 nädala pärast ära. Et see ei ole mingi eluaegne. Ja siis tahaks mingi huvitava sellise värviga siia käe peale. Ma nagu pikalt mõtlesin, mida teha enda käe peale. Kuna ma tahtsin just kuskile siia kohta seda. Sellepärast, et ma ei taha kuskil nagu siia, kuskil nagu selja peale või niimoodi. Sest ta pole näha. Nagu siin käe peal on kõige parem lihtsalt. Ja ma pikalt mõtlesin, mida teha. Kas teha midagi jaburat või midagi ilusat. Ja siis ma ambis leidsingi netis sellise, mis nagu on täiesti mina, sest ma olen ka selline loov inimene ja tuleb väga palju mõtteid ja kõike sellist ja ma olen väga uudishimulik ja nagu just selline nagu see pilt on, nagu selline ma lähen seda tegema ühe enda tuttava juurde, kunagi ammu vihkasin üldse tatuid, aga nüüd kuidagi mul hakkavad vaikselt meeldima need, aga ma endale vist nagu päris tatuud vist ei tahaks kunagi ja pigem ikka elan selliste 2 nädalaste tatuude peal. Aga mu sõbrad ja vanemad ei tea isegi, et ma olen seda praegu minemas tegema, nii et see on suur üllatus neile. Aga see värv peab kuidagi käe peal tõmbuma terve öö, et alles hommikul saan näidata seda. Nii et see on ikka suur šokk hommikul kõigile. Usutan kõigile, et see on päris tattoo, et see oleks parem reaktsioon. Aga ma ei tea, kuidas nad reageerivad. Äkki kõik on nagu mingi fui, mida sa tegid, Karl? Või äkki on nagu mingi oi kui ilus? Ma ei tea. Homme selgub, et milline reaktsioon on. Ma väga tahaks neid reaktsiooni juba näha. Lähme teeme ära selle. Nüüd ma olen tulnud siis siia Marilini juurde ja me hakkame panema seda tattood siia peale. Sa nagu alguses paneme mingit, mis sa paned siia? See on nüüd deodorant, aga tegelikult ma panen siis pildi, mis on tehtud kopeerpaberile. Ja see deodorant lihtsalt aitab seda pilti siia paremini kinni, mitte kinni panna, vaid et jääb naha peale paremini. Ja siis tulevad sellega piirjooned ja nendele piirjoonte järgi hakkan siis joonistama. Et see jääb siuke nagu tattoo juba peale, aga lihtsalt sa pärast nagu teed tugevamalt üle? Mitte tugevamalt, vaid tindiga. See tuleb umbes siuke. Ja mis aine see on, mis sa paned siia? See nüüd on selline tint, mida toodab Inkbox. Inkbox on üks Kanada firma, mis siis teeb ühest džunglis kasvamast taimest sellist pastat või tinti. Et kui hennad tehakse ka taimest ja henna on punast värvi, siis see on lihtsalt üks teine taim, mis jääb sinist värvi. Et ta ei ole kuidagi keemiliselt eraldi värvitud, vaid et ta kohe ongi looduslikult sinine. Ja siis üks hetk avastati, et lääne inimestele jääb see nagu tatoveering käe peale ja sealt see piht hakkaski. Et siis on maalingud väga sinist värvi. Ja. On tõesti nagu parem kui tavaline tattoo, sest nagu see ei ole üldse valus isegi. Ma ei tunne mitte midagi. Jah, et kuigi ta naha meie pealmisse kihti läheb, aga see ongi täpselt see imendamise teema, et meie naha pealmine kiht, siis mida kutsutakse epidermiseks, on see, mis 2 nädalaga ise vahetub. Et surnud rakud tulevad maha ja tulevad uued peale. Et siis sellepärast see pilt kestabki ainult 2 nädalat, sest et see pealmine kiht ise vahetub täpselt selle aja jooksul. Ja midagi naha alla ma sul siin naelaga ei tee, et kõik see tuleb sulle naha peale ja siis ongi tarvis tund aega oodata, et ta nagu imenduks ja siis tint maha pesta ja oodata homset, kuni see pilt siis läheb tumedaks. Kuidagi mürgines vist ei ole? Ei ole, et siia on küll lisatud juurde pisut vett ja suts alkoholi, et ta säiliks. Aga kui ma olen palju kuulnud jutte just nagu värvitud hennast, siis kui on hennad tahetud saada selliseks tumedaks, et siis seal on päris palju keemiat sees ja see meie nahale eriti hea ei ole. Et nagu värvilisi tatuid ei saa teha vist? Ei saa, jah. Et selle kallal töötatakse, seda ma tean, aga et saada tumesinisest näiteks kollane, siis see on kindlasti väga pikk või mitte et öelda võimatu protsess. Okay. Ja see on ka veel vegantoode, ehk siis seda pole testitud loomade peale, siin pole ühtegi loomset lüli. See on hea. Ma nagu varem ei teadnud sellise asjast nagu üldse midagi. Ma lihtsalt lugesin sealt Eesti blogijate Instagramist ja siis avastasin sinu ja sealt lihtsalt sai alguse. Ja ma mõtlesingi see aasta, et mulle nagu endal on tehtud tatuga natuke halbasid otsuseid ja olen pidanud üle joonistama ja tegema päris suureks selle pildi lõpuks, mis mulle selja peal on. Ja siis ma avastasingi, et ma olen järelikult siuke inimene, kes mõtleb ümber tatoveeringute osas ja mul on vaja midagi sellist, mis kulub maha. Aga samas, et ta näeks ikkagi nagu väga tõetruu välja. Ja
ja ma ise otsisin ka aastaid siukest alternatiivset varianti, kuni ma siis lõpuks selle Inkboxi avastasingi ja siis hakkasingi endale joonistama ja siis juba sõbrad tahtsid vaikselt ja siis sõprade sõbrad ja siis juba võõrad ja nüüd niimoodi ta on läinudki, et 3. aasta. See on jälle selline töö, nagu mida väiksena ei saanud isegi unistada, et siuke töö võib tulla isegi. Jaa, täiesti uskumatu. Ja ongi see, et öeldaksegi, et tee seda, mis teeb sind rõõmsaks ja see ongi see asi, mis mind päriselt rõõmsaks teeb. Nii äge. Jaa, sest ongi nii äge kohtuda nende inimestega, kes tahaksid teha ja ma nagu mõistan neid nii hästi ja saan nii hästi aru, kui natukene nagu ei julge või see tundubki riskantne ja just see, et saadki ühel lainel olla nagu teiste inimestega ja koos plaksu lüüa, kui äge see välja kukub ja et see on nii tõesti nagu ülilahe. Nüüd on tund aega läinud ja nüüd tuleb see maha siit nokkida, aga mitte küüntega, vaid seda tuleb hakata nokkima kuidagi sõrmedega niimoodi. Ma saime tükikese ära. Nüüd on 1,5 tundi siin oldud, 0,5 tundi tegime seda ja tund aega see kuivas ja nüüd siis ma lähen koju, pesen selle nagu ilusti ära ja hommikuks on see siis valmis või? Jah. Ma nii ootan homset juba. Pole valeks, see on alles üllatus, aga pea meeles seda, et nüüd sa käega ei maaga vastu keha, sellepärast, et siis see pilt kopeerub sulle muidu naha vastu. Et 2 pilti tuleb nagu siis või? Jah. Appi kage. Kuidas ma pean magama, siis mingi käsi üleval niimoodi või? Ei, ma ei tea, pane pikk varrukas lihtsalt. Okei. Aga võid ka nii magada. Ei, äkki panen käe sideme sisse või? Võid üle nii muumiaks ennast teha. See on äge. Võid nagu praegu panna selle siia peale, et mingi ära ei määrda. Riietele ei tee nagu midagi. Ja kindlasti mingi followge ka Marilyn Instagramis, mis on sotsiaalsukelduja. Sotsiaalsukelduja. Tal on väga äge feed ja tal on väga ägedad pildid, lihtsalt minge vaadake. Aga aitäh sulle, et sa tegid täna mulle selle. Väga äge oli. Ja kindlasti tulen veel ka. Ma tahan sind näha ja ka kõiki teid. Ja kõik vanuses, igas vanuses võid tulla või? Põhimõtteliselt küll vanusepiirangut ei ole, jah. Et igas vanuses võite kirjutada talle Instagrami DM-i. Jah. Ja selle kaudu siis saategi teha endale tattoo. Lepite aja kokku ja teete. Näeme varsti. Nüüd on lõpuks järgmine päev ja märkasin kell 9 juba ülesse. Ma ei suutnud terve öö magada, lihtsalt ma tahtsin nii väga näha, milline see välja näeb. Ja see on lihtsalt nii äge. Nagu ma nii tahan juba tõesti reaktsioone näha. Ma lähen kohe vanaema juurde vist esimesena, või kive juurde, ma ei tea. Aga tahaks juba kõigi, kell on alles pole 10 veel saanud ja ma juba tahan nagu kõik läbi eelistada, aga ma arvan, kõik magavad veel. Ma peaks enda näkku ka midagi vist tatoveerima, sest nagu mu näonahk on nii korrast ära. Aga lähme siis vaatame inimeste reaktsioone. Juba kardad või? Mis sa arvad, ma näitan sulle? Mina ei oska midagi arvata. Okei. Ma loodan, et midagi ilusat. No see on enam-vähem ilus. Oled valmis või? No. Tõsta mu käis üles. Ei! Tõsiselt tegid või? Jala male, see on fake. Ei ole. See on fake. Mis otsas see fake on? Vaat, ürita ära saada seda, see ei tule ära. Tõmba mu varrukas üles. Ei. Jaa. Tõmba. Ei. Kas on päris või? Jaa. Ei ole. On. See ei ole. On. Paar päeva tagasi tegin. See peaks punane olema ju. Paar päeva tagasi tegin, siis oli eile punane, täna enam ei ole. Oh, come on. Ilus või? Jõle. Jõle. Kes see olema peab? What? Kui ka? Jaa. What? Oota, kui vanad üldse oled? 17. Te olete Katja sõbrad, eks ole? Katja tegelikult meie olime. Mida pikki? See ei ole päev. Mis siis on? Tattoo. Nii loll. Ei! Miks ei? Ei! Sulle ei meeldi või? Kirurgi juurde. Oota. Mingi vetsupabekid seal peal. Ei, oota. See pidi panema siia peale. Mis asi see on? See on päris tätoveering või? Jaa. Päriselt või? Jaa. Päriselt ka või? Jah. Ma nagu
ma ei saa aru, kas see on mildikaga tehtud või mitte. ei ole, vaata, see on päris, vaata, kus ma näitan, vaata. Tätoveeringut tegid? jah. Ja mis see on? See on nagu loov mõttemaailm selline. Jaa. Ja see on igavene nüüd või? jah. Selge. selline reaktsioon lihtsalt. sa tegid endale selle kaamera ka kunagi ju? ja aga mul on väike, oh my god, see on täiega suur ju. ja ma mõtlesin nagu, kui ühe korra juba teen, siis teen nagu suurelt. ma olen nagu väga confused praegu, sellepärast, et sa nagu sinu vanuse kohta ma ei usu, et sa hangiksid nii suurt tatokat esimesena. Ma olen loll. sa ei saaks hankida seda. Saan, kui mul on tutvusi. on sind üle sa vahetad. ei valeta, Trusmilla ei valeta kunagi. Oh my god. meeldib või? Jaa. oi, see ei ole, oh my god, ma ei Jaa. usu millest. sa oleks täiega see tüüp, kes mingi valetaks, mingi YouTube video sellest. ma ei valeta kunagi sulle. ma lihtsalt juba ootan, ma ootan YouTube videot, kus sa räägid sellest. ja, kuule, see oli väga valus. sulle ei meeldi või? ära hakka nutma. ja miks sul oleksid vetsupataks seal peal? ma panin selle sellepärast, et nagu lihtsalt, et nagu see päikse kätte ei satuks. mis kreemi sa kasutad? ma kasutan praegu, mulle anti seda mingit päevalillekreemi. päevalilleõli jah? päevalillekreemiõli jah. okei. ja oota, aga kas ta nagu niimoodi panigi sul ise ka vetsupaberiks selle peale? ei, algus oli side, aga side läks koledaks. aga sideme all ei olnud midagi või? punane oli. Gotcha! punane oli. Tatokatele pannakse alati kile peale. oli kile ka, mul läks meelest ära. ja ups, unustasin ära, et kile oli peale. jaa, oli noh. see on päris. on ilus või? Ei ole. ei ole ilus või? mis mõttes? ei, see ei ole tegelikult päris. Ma tean. ei, see on päris. Ei ole. on ju Kati? sa ei oska valeta. Ei ole. see kujutas su mõttemaailma, selle kanamuna, see su pea kohal oli mõttemaailm ja. jaa, vaata, ei, need ei ole kanamunad, need on. liha mõttemaailm. vaata, need on planeedid kõik, see on planeet Viki. sul on, ossa, mis sul on? vaata, mul on päris mitu, mul on siuke, siis mul on siin siukseid ja. nüüd flexid enda tatokatega, ei ole väga normaalne. ja need on ka kõik päris. ma ütlen selle saladuskatte all. see ei ole päris. ma poleks kunagi uskunud, see tuli nagu šokk, see tuli nagu välk selgest taevast praegu. Mine ära. see ei ole päris õnneks. Oh. see kestab ainult 2 nädalat. Ei. Mine ära.